ma tundsingi siin emadepäeva eelisel sündmusel just nagu ainsa isaga, aga ei, Ants on siin, võib-olla keegi veel. Igal juhul suur tänu Tiiu kõigepealt selle eest, et sa võtsid vaevaks olla sellise sündmuse üks korraldajatest. Ja ma tänan teid, lugupeetud prouad, nende väga ilusate ja südamlike juttude eest. Need olid kuidagi nii hästi ja siiralt ette kantud, et eriti kui ma kuulasin Sigriti juttu, siis üks vana tõde, et mõned asjad elus on nii lihtsad, mida me teame tegelikult tõenäoliselt hästi pikka aega, aga kipuvad aeg-ajalt meelest ära minema ja siis ongi väga hea, kui inimesed tulevad kas või samasugustele koosviibimistele kokku ja keegi tuletab seda meelde. Ehk minu jutt viib sinna, kus Sigrid mainis, et lapsevanemad on tihtipeale ekslikud ja lapsed teavad seda ja tihtipeale ei pööra lastele piisavalt palju tähelepanu. Mul tuli kohe iseenda tänane viga meelde, kui ma läksin kella 5 koju ja rääkisin oma naisega juttu ja meie 3-aastane poeg tuli ja hakkas meie käest midagi küsima ja selle asemel, et me teda ära kuulaksime, ütlesime, et oota, enne ja esi räägivad oma juttu lõpuni ja siis tegeleme sinuga. Tegelikult see oli ju viga, aga eks vist vigade puhul on see, et kui neid õigel ajal tunnistada ja püüda siis jooksvalt iseennast parandada, lähen koju ja ma parandan seda kohe kindlasti. Et aitäh selle ilusa jutu eest. Aga Paide teatavasti on südamelinn ja meie kui täname siis juba südamest. Soovin Sigritele kui Helenile ülejäänud kingitused Paide linna poolt. Täiesti esimest korda kingime sellised südamekujulised, südame elemendiga küünlajalad, mida veel ükski teine Paide linnas saanud ei ole. Nii et suur tänu kõigepealt Sigrit. Sügav missioon jaoks, et see, mis teil MTÜ eesmärgiks on, see on väga tähelepanu vääriv ja väga sügav lugupidamine, nii et Helen.